Satelliidilt saab tõeliselt hea ülevaate. Sama võib juhtuda, kui kuuled EBSi uut podcasti, kui külas on valdkonda põhjalikult tundvad praktikud, rahvusvahelise kogemusega eksperdid ning tõelised oma ala fännid võib uute mõtetega kõrgustesse lennata. Eneseareng ei ole vaid sprint ja koolis käimine, see on elukestev õpe. EBSi podcaste juhib majandusajakirjanik Siiri Liiva. Saateid saab kuulata nii Apple Podcastides, Spotify's kui ka YouTube'i kanalis. Heigo Kaldra töötab 2004. aastast Manpower tegevjuhina. Alates 2011. aastast koordineerib ta grupi tegevust kogu Baltikumis. Viimased 10 aastat on ta vedanud ka personalirendi ettevõtete liitu ja 2014. aastast kuulub ka vastutustundliku ettevõtluse foorumi juhatusse. Heigo usub, et aktiivne kaasamõtlemine tööturu teemadel on hädavajalik Eesti senise eduloo jätkamiseks. Meie teine tänane külaline Signe Lass on Helmes Grupi talendijuht. Varasemalt on ta pikalt töötanud finantssektoris, sellest viimased 20 aastat Swedbankis. Personali valdkonnas tegutseb ta aastast 2006, olles juhtinud Swedbankas personalitegevusi nii Eesti, Baltikumi kui grupiüksustes. Aastatel 2014–2016 kuulus Signe ka Pare juhatusse. Tal on magistrikraad Tartu Ülikoolist kommunikatsiooni juhtimises. Tere tulemast Satelliidile! Kuna meie tänaseks teemaks on paindlikud töösuhted, siis mu esimene küsimus on, et mis on teie endi kõige varasem kogemus paindlike töövormidega? No, see sõltub jälle, kuidas seda paindlikkust defineerida. Ma arvan, et minu jaoks paindlik võimalus oli see, et kui ma olin veel koolilaps, siis ma sain minna maasikapõllule maasikaid korjama ja selle eest maksti raha ja see oli minu raha. Päev otsa korjasin ja õhtul see raha kätte. Et sa ei teinud seda tööd aasta läbi, vaid sa tegidki mingi hooajaliselt? Absoluutselt, iga päev võisin ka valida, kuna ma lähen. Kui oli väga päike ära põletanud, siis võisin päeval vahele jätta. Et, ja, täpselt nii, et kuidas ma ise olin valmis, tahtsin ja oli vajadus, siis sain minna. Mitu aastat tagasi see oli? Oi, see oli, ma pean nüüd arvestama. Jaa, see oli ikka kuskil 30, isegi võib-olla 5 aastat tagasi. Aga sinul jäi sellest siis positiivne kogemus, nagu ma aru saan? Jaa, absoluutselt. Okei, Heigo? Nojah, tuli tõesti üsna kaugele ajalugu kaevuda, et mõelda. Tol ajal muidugi seda nii ei mõelnud ja nii ei sõnastanud. Loomulikult. Aga no, ma olen näiteks turvatöötajana töötanud ülikooli kõrvalt, et samamoodi julgestasin kas või näiteks Rock Summerit ühte esimestest ja siis selle mõttes oli ka kindlasti paindlikkus, et ma ise ütlesin, et sel päeval ma olen koolis, sel päeval ma vabanen siis, tulen 3 tunniks või mis iganes peale lõunast kuni õhtuni ja nii oligi, et kui praegu niimoodi tagasi vaadata, siis tõepoolest see oli ilmselt, mis tänases kategoorias ligituks selliseks paindlikuks töösuhteks. No need näited, mis te toote, tegelikult see läheb ju mitmekümne aasta taha, aga samas tööandjad just viimase aastakümne või isegi rohkem on rääkinud sellest, et tänane Eesti tööjõu seadusandlus on hästi paindumatu, aja ära elanud, öeldakse lausa, et see on jäänud kinni sinna 20. sajandisse. Et mis on need peamised probleemkohad, mida teie oma töös, oma kokkupuute põhjal selle suurimate puudustena praegu näete? No kui ma sellise klassikalise tööandja vaatest ütleks täna, ja me oleme siis töötame IT-sektoris, meie peamine töötaja on tarkvarainsener, siis ütleme niimoodi, et väga võib, aga üsna mõttetu või sisutühi on defineerida töölepingus tööaega ja töökohta. Seda viimast eriti ka nüüd selle viimase viirusaasta kontekstis. Ehk et need on võib-olla need kõige põhilisemad, pluss ma tooks siia juurde ka juba töövormid või viisid kuni lepinguliste suheteni välja, et inimesed on täna selles sektoris, kus on ka väga suur konkurents tööturul, on ikkagi ka üsna ettevõtliku mindsetiga. Ehk et nad arvavadki, et nad ise tahavad otsustada, milline see töösuhe on, millises vormis, millise lepingulise alusega. Nad absoluutselt ei karda ka töölepingut kuidagi, aga täpselt kui töölepingus on vaja kirja panna tööpäeva algus ja lõpp, siis tuleb siin alati juurde selgitada, et jah, meil on see kirjas, aga tegelikult see töö tegemise aeg ja koht on ikkagi inimese enda otsustada. Et võib-olla need on jah kõige sellisemad märgilisemad täna.
Heigo? Siia on jah nüüd raske palju lisada, aga võib-olla siis paar sellist printsiipi, et nagu sa ütlesid, töölepingu loogika on tõesti eelmises või kohati isegi üle-eelmises sajandist on sellisele tootmispõhisele mõtteviisile üles ehitatud, aga täna ja praegu ja eriti siis teatud positsioonist või haridustasemest alates tuleks ikkagi töötajaid, töövõtjaid käsitleda võrdsete partneritena ja paljudel juhtudel on võimalik, on isegi sellised olukorrad, et töövõtja tahab seda paindlikkust väga palju rohkem kui tööandja ja tal puudub lihtsalt see võimalus, õigemini siis pooltel puudub see võimalus selliselt kokku leppida, nagu mõlemale poole ideaalselt sobiks või väga hästi sobiks. Ja riik siis oma töölepingu seadusega ütleb, ei, te peate tegema nii ja kõik neist peavad kirjas olema, mis omakorda sunnib ju, mis see kena sõna nüüd oleks ja tegelikult leidma võimalusi sellest seadusest mööda hiilida, mis ei ole nagu iseenesest ju mõistlik ega hea ega kasulik meie töömoraalile või eetikale. Ja võib-olla teine tehniline nüanss veel siia juurde, et kuna ma esindan ka renditöötajaid või renditööettevõtete liitu näiteks, siis seadusandlused mõnedki kohad on katmata, et kuidas siis renditöötaja puhul see asi peaks välja nägema. Suures plaanis küll ikkagi saab toimida ja töötada samade printsiipide järgi, aga ikka jälle tuleb selliseid tehnilisi tõrkeid, et kui näiteks siin sama kriisi ajal jagatakse mingisuguseid toetusi, renditöötajad põhimõtteliselt ei saa, sest nad, mis iganes, kõik oli väga täpselt kirjas, mis tingimustel saab, mis tingimustel ei saa, või võtame veel varasema näite, et mingid koolitustoetused või arendustoetused. Jällegi me jääme nagu siis renditöötajad jäävad kuidagi sinna nagu ebaõiglasesse olukorda. Nojah, mõnes mõttes neid, ei saa nad kõiki samadel alustel neid käsitleda nagu tavatöötajaid, mis muidugi on juba Euroopa printsiipide järgi ebaseaduslik või ebakorrektne. Aga ma ütlen, seda põhimõtteliselt on vähehaaval ka üritatud kohendada, nii et töö käib. No erinevaid selliseid paindlikkust võimaldavaid praktikaid siiski on hakatud Eesti ettevõtetes rakendama, nii palju, kui see tänane töölepingu seadus võimaldab. Mis teie sõnul on sellised nagu peamised praktikad, mida Eesti ettevõtted kasutavad? Signe, mida teie näiteks Helmeses kasutate? Me põhimõtteliselt olemegi öelnud, et meil on nagu töötamise seisukohalt 2 olulist elementi. See, mida inimene ise teeb ja kuidas talle sobib seda teha, kuidas ta oma tulemuse parimal viisil teeb. Ja teine on siis tiimi perspektiiv, ehk et meeskonna perspektiiv. Ja meil on mõlemad olulised, sest me töötame tarkvara meeskondadega. Ja mida me olemegi soovitanud, on jah see, et see on siis nagu iga töötaja juhi ja iga tiimi sisene kokkulepe, kus siis lepitaksegi kokku see, et millal on need ühistööajad, millal on ideaaltööajad, mida selleks vaja on, kas tullakse kokku ja nii edasi, et selline hästi nii-öelda kokkuleppepõhine, mida ka loomulikult tööseadus ju näeb ette, et sa võidki, ei pea kõike kirja panema, aga selge on see, et neid kokkuleppeid on vaja ka pidevalt korrigeerida vajadusel. Ja siis on ikkagi mingid asjad, mis peavad olema töölepingus kirjas, et siis me lihtsalt püüame nii-öelda nende lisakokkulepete või täiendavate kokkulepetega seda tööd kenasti nagu ikkagi organiseerida nii, nagu inimestele sobib ja kliendile ka. Kui palju teie kasutate kaugtööd? No me ikkagi, me oleme õnneks sellises sektoris, kus me saame teha kaugtööd ja põhimõtteliselt meil on loodud siis eelmisest kevadest kõigile töötajatele topelt individuaalsed töökohad, ka koju, läksime seda teed, et me viisimegi siis lõime selle ergonoomilise töökoha, et me ei eraldanud mingisugust summat, et inimene ise vaatab, vaid on tõesti ikkagi korrektsed liigutatavad toolid, korrektsed või lauad ja toolid ja siis kõik kuvarid ja muu, mis siis nagu IT-töö juurde käib. Aga näiteks jällegi, et ka selle töökoha loomisel selline väike asi nagu internetiühendus, mis selle töö puhul on tegelikult väga kriitiline, kuni selleni välja, et see, mis sul kodutarbimises on okei, siis töö tegemiseks on sul võib-olla vaja suuremaid kiirusi või suuremat jõudlust, seda enam, et kui sul on veel terve pere ka kuskil Zoomides teeb koolitükke, et siis näiteks selle lisakulu
kompenseerimine oli, selle jaoks tegelikult selline mõistlik, efektiivne raamistik tööandjale puudus. Et siis pidasime ilusti läbirääkimisi Maksuametiga, et kuidas seda mõistlikul viisil teha, aga jällegi, et ma näen, et see ei olnud ühekordne, et me rääkisime sellisest ühekordsest asjast, aga tegelikult oleks vaja seda ju lahendust pikaajaliselt, et kus sul ongi kombineeritud töö vahel kodus, vahel tööl. Heigo, kui palju paindlikkust on üldse võimalik renditööettevõtetel kasutada Eestis? Nii just mõtlesin selle peale pingsalt, et kuigi suures plaanis jällegi väga sarnaseid lahendusi leiame ja otsime oma töötajatele, oma bürootöötajatele, aga tõepoolest renditöö puhul kliendid ju tihtipeale dikteerivad meile tingimusi. Ja kuna meie kliendid on enamik maailma suurimaid ettevõtteid kasutab meie teenused ühel teisel moel, sealjuures nende kohalikud esindused, siis tihtipeale on meile väga rangelt ette antud, mis jälle omakorda teeb kogu need paindlikud lahendused nagu meie jaoks veel nagu sellise veel pool kraadi kangemaks või keerulisemaks, et leida see lahendusi, aga tihtipeale ongi nii, et puht praktikas me maksame lihtsalt kinni selle vahe. Siis selles mõttes, et kui klient ütleb, et tal on vaja niimoodi teha, Eesti seadusele täpselt ei võimalda, jah, me üritame kokku leppida, selles mõttes täiesti absoluutselt eetiliselt, siiralt, ausalt, mõlemal pool, eks ole, kõik sobib, et kuidas seda tööd teha, et sellised on, see on see töö, mida meil teile anda, ütleb klient, eks ole, sellisel kujul, sellises mahus, sellise tingimustega ja me siis üritame ja lepime samamoodi kokku töövõtjaga, aga et kui siis peaks mingil põhjusel ikkagi hiljem töötaja otsustama, et ikkagi ta tahab täpselt seaduse järgi, siis paraku juhtub tihti nii, et seaduses väga selgelt see kirjas ei ole ja nii mõnigi advokaadibüroo ütleb, et ärge vaielge, et makske kinni ja kõigil kergem ja lihtsam. Et jah, see ei ole nagu alati meeldiv, aga sealt omakorda siis tuleb välja see, et tegelikult me seadused ei ole piisavalt paindlikud. Isegi kui meil töölepingu seaduses on seal seletuskirjas need võimalused ja nii-öelda see suuliselt kokku leppida ja kõik muu, siis veel kord ma ütlen, kui läheb asi hapuks, mis iganes põhjusel, siis need lisakokkulepped ja lisaselgitused tihtipeale ei pea. Eks see sõltub ka alati või tihti siis ilmselt töövaidluskomisjonist, et kui edumeelsed ja moodsad inimesed seal on, aga alati ilmselt on nii-öelda lollikindlam võtta seadus, jätta need kommentaarid kõrvale, öelda, et aga täpselt nii on kirjas ja nii tuleb teha. Nii et selles mõttes jah, et veel kord ma kaldun arvama, et kuigi ja hinnates ja kogu seda tööd, mida meie tublid ametnikud teevad, seda asja nagu paindlikumaks muutes ja tehniliselt üle vaadates, siis siiski see ei ole seda piisavalt. Seda kokkuleppe paindlikkust ei ole piisavalt või seda kindlust, et kui sa lepid midagi kokku teistmoodi, kuigi mõlemad osapooled on selles, tõesti tahavad niimoodi kokku leppida, et siis sellist nagu kindlust selle kokkuleppe jaoks ei ole. Signe? Üks asi, mis tuli meelde just, mis ju tuli tegelikult viimase tööseaduse muudatusega, on siis, kuidas reguleeriti tähtajalist tööd. Ja tegelikult see on selline hea näide, mis ei hakanud tööle, nii nagu ta võiks hakata, et ühelt poolt ta oligi ju toodud selleks, et oleks suurem paindlikkus, aga kas või selline lihtne nüanss, et kui sa oled mingis tähtajaks kunagi kokku leppinud, et siis sa mitte mingil juhul ei saa seda muuta, ehk et sa pead maksma siis selle töö tasustama kuni selle esimesena kokku lepitud tähtaja lõpuni, ükskõik mis vahepeal võib juhtuda, et jällegi väga raske, sisuliselt jällegi võimatu on teatud juhtudel seda lepingu vormi kasutada, et sellised nüansid on kõik nagu elus välja tulnud, et mis teevad tegelikult mõlemale osapoolele need lepingud siis nagu keeruliseks ka töötajale, kes peab siis nagu igal juhul, eks ole, selle tähtajani oma kohustusi täitma, et jah, et ühelt poolt on nagu, mis on hea, et on tahetud luua neid eri vorme, aga jah, et täna need vormid ikkagi tunduvad, et on ka siis üle reguleeritud või mingid nüansid ikkagi ei võimalda neid sihtotstarbeliselt, ütleme nii, kasutada. No tõesti nõus, jah, see tähtajaline leping on jällegi, ma ei taha mingit emotsionaalset hinnangut siin anda, aga ta ei tööta. See saab ainult mingi riigiettevõtteline asutus olla või ma ei tea, võib olla mõni ülikool, kellel on mingid fondid ette antud ja grandid, aga ettevõtja puhul on see ikkagi niivõrd riskantne, niivõrd keeruline, et seda enam, et me kõik teame ju tegelikult, et töömaailm seal juures muutub nagu kiirenevas tempos ja need muutused lihtsalt need on nii paratamatud.
viimane aasta on seda väga hästi näidanud, eks ole. Et siin on see tähtajaline leping me praktiliselt ei kasuta seda. Isegi kui klient väga nõuab, ütleb, et mul on vaja seda, või me nii teeme, me ütleme, aga me ei saa seda riski võtta. Et sa praegu arvad, et nii läheb, aga kui päriselt nii ei lähe, siis me maksame tähtaja lõpuni, et see on hullumeelsuses. Ja siis me omakorda peame võtma, eks ole, sellise tähtajatu lepinguga seotud kulud. Kuigi võib-olla see projekt on suhteliselt lühiajaline. Et tegelikult ta ei vasta selle töö sisu. Absoluutselt, jah. Okei. No siin märtsis oli Teenusmajanduse Koja liikmete seas uuring, kus siis uuriti ka, või käidi välja ka erinevad sellised paindlikkuse vormid, mida siis ettevõtted said hinnata, et kui palju nad seda kasutavad, et vaatasin, seal oli täitsa huvitavaid asju välja toodud, et ma mõtlesin, ma uurin teilt ka, et kui palju teie nende nagu paindlikkuse vormidega kokku olete puutunud, et seal oli näiteks vautšeri põhine töö, siis oli rahvahange, siis oli siin töötajate jagamine ja mitmed muud asjad ka, et Signe, kui palju teie selliste asjadega kokku olete puutunud? Ei, selliseid terminoloogiaid meil ma ei ole kuulnud, ma võin ainult niimoodi nii-öelda spekuleerida või mõelda, et mis need variandid seal taga on, aga meil on selles mõttes natuke, ütleme, meil on kliendid, kellega meil on väga pikaajalised suhted ja need projektid on keerukad ja seal ongi vaja hästi tihe koostöö, mis tähendab seda, et me nagu sellist pidevat, ka klient ei soovi seda, et tal kogu aeg on selline, täna, homme ei tea, kes minu vastas on. Mingi ajutine lahendus. Aga siiski me näeme seda, et me peame ka nii-öelda töötajate sellisele huvile vastama, et ikkagi seda paindlikkust sinna töösuhetesse looma. Ma juba mainisin, et mis meil on, siis on ikkagi see, et inimesed, kes ütleme allhankijate kasutamine, mis on siis puhtalt sellised võlaõiguslikud suhted, tööettevõttud, et kõik need kombinatsioonid tegelikult ongi kasutusel sellepärast, et töötegija defineerib, millises vormis ta soovib töötada, mis on talle kõige sobivam. Ja me näeme, et tegelikult selle saab ka sobima panna. Heigo, kui palju sina oled kokku puutunud vautšeri põhise tööga? Nende mõistetega me oleme kokku puutunud, jah. Me samamoodi Teenusmajanduskojas tööturu ja hariduse töögrupis tegime päris põhjalik analüüsi mõned aastad tagasi selleks, et aru saada, mis võimalused üldse on ja kuhu see maailm liigub ja millised need paindlikud töövormid on. See oli küll pigem selline abi või tugimaterjal ministeeriumi töötajatele, et mis üldse nagu varianti oleks. Ja aga praktikas muidugi me kasutame neid mõnda üksikut nendest, sellepärast, et ega need sama terminoloogilised erisused päriselus ei ole nagu nii suured vahet selles töötamise vormis, et kui sul on ikkagi, ja pigem nad tulenevadki erinevate riikide seadusandlusest, et kus on midagi lubatud või kus on midagi kokku lepitud, et teeme seda niimoodi. Aga mis kindlasti on selline universaalsem printsiip ja globaalne trend, on see, et seesama töötaja jagamine, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et tehakse mingisugune pool või kokkulepe erinevate ettevõtjate, tööandjate vahel ja siis see töötaja käib ja teeb erinevaid töö, nimetame siin ampsudeks või juppedeks või lõikudeks. Ja samamoodi, teine sama asi siis natuke teise nurga alt on siis see, et ikkagi ühel inimesel on kindlasti rohkem kui üks tööandja. Et see on nagu jällegi sellistes paindliku tööturuga riikides, USA või Suurbritannia või ka Prantsusmaa, et seal on see erinevad uuringud näitavad, siin McKinsey uuringud, meie enda Manpower uuringud, et see protsent on juba 20-30-40, et kes siis osutavad nagu oma tööd või teenust nagu mitmele tööandjale. Ja sealt, ja mõtlengi siis seesama on see siis vautšeri põhine või mis iganes, et see sõltub siis juba ilmselt pigem rohkem kohalikust seadusandlusest, et kuidas ta nimetatakse. No kui rääkida siin teiste riikide praktikast, et Heigo, ma saan aru, et sina kuulud sinna renditööettevõtete liitu ja kindlasti sa oled kursis sellega, et kuidas tööseadusandlus mujal riikides on reguleeritud. Et oskad sa tuua mingeid häid näiteid, kus see paindlikkus on väga hästi seadusandlusesse sisse integreeritud? Jaa, jällegi see ei ole nagu nii lihtne selles mõttes, et on riike, kus on paremini reguleeritud, on riike, kus on halvemini, on riike, kus on case'ipõhine, nagu see UK näide või Suurbritannia näide. Ja kui me nüüd
läksimegi nii-öelda mingite soovide ja ettepanekutega ministeeriumid teeks nii, et noh, jube hea näide, siis toodi vastu mingi halb näide ja mõtlesin, et et me ei pea ju nendest halbadest näidetest eeskuju võtma. Ja võibki niiviisi ping-pongi mängima jääda, eks ole. Aga no mis oleks nagu võib-olla kõige lihtsamad lahendused seadusandluses, siis näiteks see, et rendiettevõtetele antakse lisapaindlikkust, aga pannakse peale ka lisakohustusi. Et see tundub meie jaoks ja meie mõistes ja meie arusaamisel kõige nagu kindlam ja turvalisem lahendus. Te olete valmis selleks, et teile pannakse lisakohustusi? Absoluutselt. See on nii kuidagi, meie vaates on see niivõrd loomulik ja normaalne ja kui me räägime lisakohustustest, siis näiteks see tähendab seda, eks ole, et meil on mingisugused garantiifondid palgafondi väljamaksmiseks, maksude maksmiseks või kindlustused selle katmiseks ja loomulikult ka lisakontroll, kuidas iganes siis parajasti konkreetses riigis kokku lepitakse. Aga see siis, ja teiselt poolt, eks ole, me ootaks nagu vastu seda, et kui meil praegu võtame selle sama tähtajalise töölepingu pikendamiseks, et siis näiteks renditööl võiks olla erisus, et seda sama tähtajalist lepingut pikendadki lõpmatult selles mõttes, et see ongi ju sinu töö. Sina ju leiadki sellele inimesele järgmise töökoha, järgmise firma ja seal ei saa olla nii, et 2 korda pikendada, siis on ta sul põhikohaga tööl. Tegelikult ta tahab minna hoopis kolmandasse ettevõttesse kolmandat asja tegema või oleks võimalus. Aga me peame ta siis koondama või mingit muud nalja tegema. Ja jällegi, et vastu, me selles mõttes me kindlasti anname endale täiesti aru, et me ei küsi midagi sellist, et me oleme kuidagi nii erilised, me tahame mingit eritingimusi saada, me ütleme, et me teeme selle tasakaalukalt ja tasakaalustatult ja mõtestatult. Et teeme nii, et meil on natuke rohkem paindlikkust nende töötajate suunamisel, aga teiselt poolt siis te võite meid rohkem kontrollida ja meil on suuremad tagatised ja garantiid ja kohustused peal, või kuni seal aktsiakapitalina välja või mis iganes lisanõudmisi võib esitada, et see asi on tehtud professionaalselt ja läbipaistvalt. No Helmes tegutseb mitmes riigis, eks ole, ja sellega seonduvalt te puudute ka erinevate riikide seadusandlusega, sealhulgas tööseadusandlusega kokku. Et oskad sa, Signe, tuua mingeid võrdlusi Eesti seadusandlus versus mõni muu riik, kus te tegutsete, et kus on mõni asi paremini lahendatud, kui Eestis on? Meie täna tegutseme, eks ole, Eesti, Läti ja meil on päris suured saidid on Valgevenes. Ja kui me nüüd neid maid võtleme, siis loomulikult Baltikumi tööseadusandlus on pigem sarnane. Kõige suurem erisus Valgevenega tuleb sisse maksundusest ja ma arvan, et maksundust on mitmed riigid tegelikult enda kasuks ära kasutanud heas mõttes, kus siis on kas siis ütleme ka Valgevene selgelt IT-sektoril teatud maksueelised. Ja tänu sellele, neil on ka muidugi väga tugev ajalooline taust, ülikoolid, väga korralik haridus selle valdkonna inimeste arendamiseks, aga neil on ka väga palju arenduskeskusi üle maailma, kes seal tegutsevad. Nii et selles mõttes, ja nad on motiveeritud seal tegutsema. Teiselt poolt, mida me näeme näiteks samas nüüd Valgevene kriisiga, kus inimesed hakkasid ka ise aktiivselt ju ringi vaatama ja otsima nagu teisi turge seal lähedal. Mida me näeme, on ka väga paljud riigid nii-öelda natuke, kes on siis pikemalt kasutanud või kes tundub natuke mängivad selle mõttega, et suunata siis rohkem sellist tööjõudu, kes on juba hästi nii-öelda siuke võrdväärne partner selliste individuaalsete iseendaks tööandjaks olemise vormide taha. Aga ütleme seal, mida ma näen, on see, et väga raske on nendel inimestel tegelikult ikka saada siis seda nagu täielikku heas mõttes töösuhet selle ettevõttega. Et jah, ta võib-olla võidab midagi rahas, aga teiselt poolt sotsiaalsed garantiid, väga paljud, kui need inimesed on ka vähe tööturul olnud, et nad on seal kuskil kuni 30 aastat, neil puuduvad ka endal kogemused, ka nägemus, kuidas oma, eks ole, sellist pikaalist nii-öelda toimimist üles ehitada, vastutus, kes vastutab, täna me oleme harjunud, et rohkem kõsuguseid kutsehaigusi ja tööõnnetusi juhtub, eks ole, sellise füüsilise töö maailmas tegelikult ikkagi uue trend on ju see, et istuv töö on üks kõige kahjulikumaid, et kuidas me neid riske haldame tulevikus, et see saab olema nagu väga keeruline, et ma ütleks ka niimoodi, et on kindlasti, ma nagu ütleks, et
eriti seal, kus on kõrge lisaväärtus ja kus makstakse märkimisväärselt üle keskmise, turu keskmise, et seal teatud maksusoodustused ikkagi võimaldaksid riigile neid sektoreid kasvatada ja tuua sellist kvalifitseeritud tööjõudu juurde, aga jah, teiselt poolt ütleme, et kui minna selliste täiesti teistsuguste töövormide peale, siis elu on näidanud, et pärast need inimesed võivad ise olla hädas. Et nad ei suuda ikkagi seda terviklikku oma tööelu suunata selliselt, nagu üks tööandja vaatab pikaajaliselt. No Valgevene muidugi on praegu siuke eri case, eks ole, et seal see poliitiline ebastabiilsus, see on väga suur siuke lisafaktor üleüldse ettevõtetele. Aga võib-olla varasemast, ma olen Swedbanki grupis pikalt olnud, mis oli minu jaoks ka nagu üllatav arusaamine mingi hetk, see oli ka juba siin mingi aastaid tagasi, kus näiteks kas või erisoodustuse käsitlemisel, et meie oleme harjunud siin, et tuleb hästi defineerida, mis on otseselt tööga seotud, tervise edendusele me saame tegelikult ilma täiendavat maksu maksmata panustada suhteliselt vähe, see tõesti see 400 € aastas ei kata ära seda. Ja seal on ju spetsiifilised teenused, mida saab ilma maksuta ja mille eest peab juba maksu maksma. Siis näiteks toitlustus, et kui sul on nagu vaja just nimelt mingisugustes koostöö õpivormides, et inimesed on kuskil koos päev otsa ja sa vahepeal pead neile süüa andma, võib-olla sa oled kohas, kus ei ole võimalik isegi inimesel minna ise sööma, siis Rootsis näiteks on kõik need asjad, sa maksad vähem maksu, kui sa seda võimaldad. Või see, et mingite nii-öelda probleemidega tegelemine näiteks sõltuvushaigused on pigem tööandja kohustus tegeleda ennetusega, meie puhul jällegi on see pigem nähakse seda, kui et see on erisoodustus, kui ma seal töötale midagi, aitan teda sellega tegeleda, nii et jah, neid kohti, kus nagu teiste riikidega koostöös töötades, kus sa nagu tabad ära ennast mingisugustelt ebaloogilistelt asjadelt või võimalustelt, mida me ei ole ära kasutanud, et neid on päris palju, nagu ma aru saan. Nii, Heigo? Jaa, kui siit tagantpoolt kinni võtta sellest jutu järjest, siis see on tõesti kurb ja piinlik, et meie riik siis paneb erisoodustusmaksu peale nendele asjadele, mida me teeme töötaja heaks ja selleks, et töötajat hoida ja motiveerida. Jah, eks jällegi väiksed erandid on ja mingis osas makstakse kinni transporti ja mingis osas vist hakati ka seda majutust maksma, aga kui me võtame reaalsed hinnad ja eriti Tallinnas, siis see lihtsalt ei kata nagu mingil juhulgi nagu seda kulu ja jällegi siis selles mõttes lihtsamad tööd jäävad, ma ei tea, kuidas neid üldse tehakse. Aga õigemini siis kasutatakse ilmselt erinevaid töövorme ja eks see on ka tegelikult probleem ja eks ta kaudselt tulenebki sellest, et tööseadusandlus ei ole piisavalt paindlik ja kuni selline välja tõesti, või alates sellest, et tuuakse neid kolmandatest riikidest kodanikke mingite skeemidega ja lõpetades sellega, et lihtsalt tootmises töötavad inimesed, kes on rendiettevõtte poolt saadetud sinna töövõtulepinguga ja jällegi on konkurentsieelis, mis poleks nagu korrektne, aga kui sul nii-öelda on keeruline, siis jällegi inimesed otsivad lahendusi. Aga kui küsimus oli tegelikult, sa alustasid sellest, kuidas teistes riikides, ega mul on ka Läti, Leedu on üsna niimoodi lähedal ja ongi huvitav, et tegelikult kõigis kolmes riigis on seadusandluslikult see erinevalt lahendatud. Leedus on omaette seadus, Eestis on põhimõtteliselt kõik läheb ühe seaduse alla, üksikute selliste tehniliste eranditega. Leedus on siis renditööjõudu puudutav erandseadus. Ja siis ja Läti on üldse huvitav selles mõttes, et seal on mõned seadused omavahel vastuolus lausa, et üks seadus ütleb ühte, teine teist, mis puudutab renditööd või sellist natuke keerulisemaid töövorme. Nii et jah, meil siin samas lähedal on väga erinevaid nagu viise ja või võtame näiteks Soome veel kõrvale, siis jah, Soomes saab eks ole kuludesse kanda need asjad, mida see töötaja hüvanguks. Meil on see maksustatav, topeltmaksustatav ja kuigi Soomes on näiteks ka ametiühingutega mingid kokkuleppeid, eks ole, siis teistpidi on sellele seda lisapaindlikkust nendes kokkulepetes sees, mis on jällegi huvitav, eks ole. Nii et jah, aga kui nüüd kohe hüpata nagu lahenduse peale, siis ega tegelikult lahendus on see, et tuleb ikkagi ettevõtjaid
ja selle ala nagu spetsialiste rohkem kaasata nende seaduste väljatöötamisse. Meid on kaasatud, meid on kutsutud, aga no ikkagi ma ütlen, et pigem sellised nagu väga väikeste sammudega liigume nagu selles paindlikkuse suunas. Et võiks nagu oluliselt kiiremini ja jõulisemalt. No üks asi, mis siiski on tehtud ja mis siin viimase aasta kulminatsioonis on nagu kuhugi liikunud, on siis muutuvtunni arvestuse peatne sisseviimine töölepingu seadusesse, et mis siis hakkab kõigepealt sükse nagu testperioodi jooksul kaubandus- ja teenindussektoris kehtima. Mis teie sellest sammust arvate? Ja kas selle oleks pidanud kohe alguses üle kõikide sektorite laiendama? No minu seisukoht on jah, et liiga hilja ja liiga vähe. Aga niimoodi natuke liialt, huumorikelt öeldes, et väga head tehakse, tõesti hea. Ja kas kohe ja kõigile? No pigem jah, selles mõttes, et ma laiendaks selle kogu teenussektori peale. Võib-olla tõesti ei oleks vaja siis, tootmine on tootmine kellast kellani, aga miks mitte seda kogu teenussektoris rakendada näiteks. Ja muidugi seal on ikkagi jällegi need piirangud endiselt peal, eks ole, ikkagi väga ettevaatlikult seda tehakse. No seal olid pikad läbirääkimised, et ametiühingud ja tööandjad ja kaupmehed ja palju partnereid. Aga üks selline mõte, mis ka varem mitmel korral tööandjate poolt vähemalt on läbi käinud, et miks peaks tunni, ütleme, lepime kokku, ma ei tea, 25 tundi nädalas, ja siis ma tahan teha 26. tunni, et miks see peab nagu üle tunni tasuga minema. See tegelikult ei ole väga terve loogika nagu, et jah, seal võiks olla mingid, jällegi, kui me tahame hirmasti kokku leppida, siis las see tund, mis on kuni normtundideni, olla siis natuke kallim. Aga miks ta peab nagu 2 korda kallim olema, või üle tunni tasuga minema. Et see loogika on täiesti arusaamatu enamikele tööandjatele minu arvates. Aga nüüd selle muutuvtunni lepinguga on siis võimalik panna see vahemik paika, et kas sa teed seal siis 0,3 kuni 0,5 või nii edasi. Jah, aga siis ma tahan teha 0,6 ja või on vaja teha, mis ma tahan, eks ole, ja siis on vaja teha, kõik osapooled tahavad, aga siis tuleb jälle maksta nagu oluliselt rohkem selle eest, kui kõigile sobiks samamoodi jätkata. Ja seal vist oli ka see tingimus, et ainult kuni kas 17% töötajaskonnas sa saad selle muutuvtunni lepingu sõlmida, põhimõtteliselt iga 6. töötaja ainult. See on ikka maagiline number. Miks sellised piirangud vajalikud on? Maagiline number. Okei, aga Signe, mis sina arvad sellest muutuvtunni lepingust? Meie üldjuhul väga tunnipõhiselt ei töötanud, nagu ma ütlesin, et meil on ikkagi pikaajalised kliendid ja valdavalt, kui meil on projekt, siis me teeme ja kui keegi tahab ütleme, et täna meie saame selle osakoormuse loogikaga enam-vähem, ma usun, enamus asja ära lahendada, aga kindlasti on olukordi, kus tõesti ongi see, et mõni kuu on võib-olla vaja töötada 100% koormusest ja mõni kuu minu pärast 30%, et kuidas seda siis mugavalt lahendada, et see võiks olla tegelikult 2 osapoole kokkuleppe siis. Aga jah, samas näiteks nende normtundide koha pealt ma tahaks küll öelda, et seda on siiski vaja, sest praegu, mida me näeme, et pigem on ka probleem selles, et inimesed tõesti kipuvadki, et seda tööelu nagu kuidagi piiritleda, kui see töö toimub, eriti just nagu ka nii-öelda kodukontoris, et see võib olla probleem. Me oleme näiteks kokku puutunud Valgevenes, on üsna jabur see, et sa võidki töötada ükskõik kui paljude tööandjate juures, ükskõik kui suure koormusega. Et meil vähemalt, ja siis ongi küsimus, et aga kes lõpuks selle inimese nagu eest, või et inimene ise ei suuda ilmselt vastutada ja ka tööandjad, et seal lähebki nagu lõpuks see piir ikkagi sellest, et kes vastutab, et see inimene on siis nagu tõesti ka töövõimeline, pikaajaliselt tunneb ennast hästi, tunneb mõnu sellest tööelust, teeb seal teadlikke valikuid. Mitte ei rüga ennast. Jah, absoluutselt, et selles mõttes on seda vaja, aga jah, nüüd seda, et kui palju konkreetselt mingil hetkel, et see võiks olla mõlema poole kokkuleppe küll. Samas ma pean ka tunnistama, et mida ma näen, et ühelt poolt meil on sellised rangelt piilitatud konkreetsed seadused, mis peab olema kirjas,
asjad on kirjas, aga minu tutvusringkonnas on väga palju inimesi, näiteks füüsilise tööga seotud sektoritest, kes pole elus näinud ega käinud töötervishoiuarsti juures. Ma küsiks, et aga miks need asjad meil ei toimi? Et võib-olla ka mõelda selle peale, et ongi natukene polariseerunud võib-olla see tööturg selles mõttes, et on teatud sektoris, kus tõesti siiamaani olekski vaja töötajat kaitsta või kus selline ka tööandja eetika ei ole ikkagi sellel tasemel ja jätkusuutlik ja siis on sektorid, kes lihtsalt teevad need asjad linnukese pärast ära, aga jah, see nagu ei loo väärtust või see tekitab pigem siis sellist lisasekeldamist. Meil on hea näide sellest, et me paneme ka kenasti lõunaaja kirja ja siis meil üks töötaja ütleski, et aga ei tahaks nagu täpselt, et see kellaaeg oleks. Ma ütlesin, et vali ise. Võtsime selle lepingust välja, kuna sa siis sööd ja siis täpselt see leping sattus meil kellegi inspektori kätte, kes ütles, et mis mõttes ei ole reguleeritud, et 6 tunni pärast peab olema paus. et jah, sellised asjad Pidite tagantjärele muutma seda lepingut. Ja ikka ongi, et selles mõttes, et ma saan tegelikult ka väga hästi aru inimestest, kes täna töötavad ettevõtetes, kus tegelikult ka kõik need reeglid, mis nagu on kirjas ja peaksid olema kirjas ja mida järgima peaks, tegelikult ei järgita. No, jah, selles mõttes nõus, et ega normtundidest tuleb kinni pidada, me rääkisime sellest, mis sinna kõvasti alla jääb, aga üleüldse ma olen kahtlemata selline vägagi paindlikkuse pooldaja igas mõttes, igal tasandil, ükskõik, kas me teeme seda ärielus, eraelus, looduses, igal pool võidab see, kes on paindlikum, eks ole, ja jääb ellu nii-öelda. Ja üleüldse, jällegi, kui meie sektoris nagu suures plaanis vaadata, siis meil valitseb selline kindel usk ja veendumus, et mida rohkem on paindlikkust tööturul, seda rohkem tegelikult summa summarum tööd tehakse. Ehk siis kõik need nišid ja tõrjutud ja hüljatud saavad teha selle väikse tükikese või jupikese, mida nad tahavad teha just nii, nagu neile sobib seda teha. Ja tegelikult kõik võidavad. Ühiskond selles mõttes tervikuna võidab. Kõik saavad seda, mida nad tahavad. Ja siin ongi, meil on nagu natuke raske aru saada, kui keeruline siis sellest nagu aru saada. Jah, nõus, seda tuleb teha eetiliselt, absoluutselt kindlasti, eks ole, see peavad teistsugused regulatsioonid taga, et olema, aga mitte see, et millal sa sööd, kus sa töötad ja muud sellised asjad. Ja jällegi, me peame aru saama, et me räägime ikkagi teenusmajandusest, eks ole, eelkõige selle suurema paindlikkuse osas, et loomulikult liini peal sa pead tegema kellast kellani, et samamoodi tuleb sellest aru saada. Aga jah, et rohkem võrdsust nagu ja rohkem partnerlust nagu nende kokkulepete sõlmimisel oleks nagu vajalik. No siit on juba läbi käinud, et mis on need sektorid või valdkonnad, mis vajaksid oluliselt paindlikumaid töösuhete regulatsiooni ja on ka vihjeid sellele, et kus see võib-olla nagu ei toimiks. Kas on mingid sektorid, kus te näete, et see võib lausa nagu ohuks olla töötajatele, kui nagu need töösuhted liiga paindlikuks muutuvad? No ma ei arva isegi, et see oleks oht. See sõltub jällegi, see sõltub niivõrd sektorist, kuivõrd ikkagi selle sama ettevõtja ja ka töövõtja vastutustundlikkusest ja teadlikkusest. Et kuidas nad nagu aru saavad, eks ole, üks peab olema teadlik sellest, et ta ei koorma inimesteks üle, teine inimene või ise olema teadlik, et ta ei tapa ennast ära töötades 3 kohal ja magades 4 tundi ööpäevas, et see on ju jällegi see on selline asi, mida võib-olla riik ei saa ette kirjutada. No siinsamas Signe tõi näite sellest, et kuidas füüsilist tööd tegevates sektorites ikkagi selles mõttes nagu vilistatakse ka mingitele väga tugevatele ettekirjutustele, näiteks nagu töötervishoiu arsti juures käimisega. Et siis vist ei ole midagi imestada, et ka kõige suurem tööõnnetuste arv on just nagu nendes sektorites. No, seda küll, jah. Jah, et see on, ma olen, nüüd kui mõtlesin ka natuke, siis mulle tundubki, et me kahjuks ikkagi ei saa veel käsitleda kogu tööturgu ja kõiki tööandjaid ka nagu ühtse grupina, kes mõtleb ühteviisi ja tegutseb ühteviisi. Aga kuidagi, ja ma ei tea, kas seal, mulle tundubki, et ega see regulatsioon ei aita ju, siis ei ole siiamaani aidanud, et siis just nimelt, et ka mõelda, et mis asjad need oleksid, mis ja jällegi, et ma ei usu ka kontrollimajandus, et pigem ikkagi see sama teadlikkus,
mida ma olen ka mõelnud, et noh, ka seesama nii-öelda tervisest hoidmine ja tasakaalustatud tööelu, et ka selles osas ma arvan, noh, praegu tundub, et on rohkem seda kommunikatsiooni ka noh, vähemalt meedias, aga kas nüüd seda on ka riigi poolt piisavalt nagu hästi tehtud, ma ei oska seda öelda, aga see on suuresti tööandjate ju õlul ja siis ongi see, et keegi teeb, aga keegi ju ei tee. et just nimelt, et nagu näidata neid tahkusid, kus on need riskid, kuidas need mõjutavad, mismoodi see, mis sinuga saab tegelikult, et inimesed hakkaksid mõtlema, planeerima nende asjade peale ka. Ja noh, ütleme töötervishoiu kontekstis need samad kodukontorid, et me võime seda kõike seal sisustada. Me teeme ka praegu siis Zoomi vahendusel, vanasti käis meil aeg-ajalt töötervishoiu spetsialist või keegi füsioterapeut käis töö juures, näitas kõige paremini töötabki see, kui keegi ikkagi tõesti inimesel tekib see nii-öelda kehaline tunnetus, jah, et ta lihtsalt ei räägi või kuula, saab läbi proovida. Aga see on kõik, millega on vaja tegeleda ja kui me arvestame seda, et kui vähe on tegelikult siis ette nähtud selle peale, et kui palju üldse võiks nagu mingisuguse tervise ennetamise peale üks tööandja kulutada, et siis need proportsioonid ei ole üldse nagu paigas. Et ja noh, kaotavad kõik tegelikult. Ma tooksin sisse tooks sisse CSR mõiste, et ka selles valdkonnas ma olen aktiivne ja see minu jaoks hästi oluline. Et meil on olemas vastutustundliku ettevõtluse foorum ja sealt kaudu me siis üritame ka neid printsiipe ja põhimõtteid nagu järjest rohkem tutvustada. Aga noh, tõepoolest selles mõttes, et kui selles lühendis CSR, eks ole, algselt tähendas corporate social responsibility, siis järjest rohkem on ta ühesõnaga jätkusuutlikkusest. Me räägime mitte sotsiaalsest vastutustundlikkusest, vaid me räägime jätkusuutlikkusest ja vastutustundlikkusest. Corporate sustainable responsibility, just. Et see on nagu corporate sustainable responsibility, see nagu natuke moodsam tõlge sellele lühendile. Aga ja mida see tegelikult tähendab? Jälle ei midagi müstilist või kosmilist, see on lihtsalt see, et kui sa oled vastutustundlik, siis sa oled ka jätkusuutlik. Et need mõisted tuleb nagu omapäes nagu selgeks teha ja kokku panna ja käitudagi vastutustundlikult, siis oled ka jätkusuutlik. Ja selline lühiajalise kasvu tagajäämine isiklikus plaanis oma tervise arvelt või ettevõtte plaani lihtsalt kiire kasvu ja sellise oma maine arvelt, eks ole, et see ei ole jätkusuutlik üheski plaanis. Ja teistpidi, eks ole, meil ju selline suures plaanis selline teadlikkus, et me planeet on kehvas seisus ja veel siin mõned eluliselt olulised. Nüüd on mingi pandeemia veel, mis on kõik nagu maailm. Siis see jätkusuutlikkuse teema on just nagu oluliselt kõvemini pildil kui varem. Ja need tuleb oma peas nagu selgeks mõelda ja aru saada, et see on tegelikult ainuke võimalus teha nagu vastutustundlikult seda asja hoolivalt nii enda kui teiste suhtes ja siis oleks nagu lootust. No Signe tõi siin välja, et väga palju tegelikult on ikkagi praegu tööandjate õlule pandud, et oleme ausad, ka seesama testprojekt, mis nüüd siis kaubandus-teenindussektoris järgmised 2 aastat kestab, et see on ka tegelikult ju samamoodi tööandjate veetud initsiatiiv, et see oli nagu puhtalt nende nagu algatus, et mis te arvate, kuhu suunas siin töölepingu seadus lähiaastat muutuma hakkab ja kui suureks selle nagu muutmise surve just tööandjate poolt kasvada võib? Ma olen katkise grammofoni moodi ilmselt kõlanud, aga et ega see ainuke võimalus on ikkagi selle paindlikkuse suunas liikuda suures plaanis. Pidades sealjuures silmas, et on sektoreid, on valdkondi, kus peab olema regulatsioonid nagu oluliselt jäigemad ja täpsemad paigas. Aga kui Eestis ja üldse enamikes arenenud riikides on 3/4 SKP-st tuleb, eks ole, teenusmajandusest ja töölepingu seadus on orienteeritud tootmisele, see ei saa töötada nagu, see ei ole nagu normaalne ega loogiline. Nii et ma ennustan ikkagi, et seda paindlikkust tuleb juurde. Ja ka tööandjate surve sellele. Absoluutselt.
Jah, ma olen nõus, et just nendel erinevatel ka tööviisidele või ka lepingulistele alustele, et need on just need, mis vajaksid võib-olla nagu täiustamist või siis ka täpselt võib-olla mingeid asju siiski võib-olla peakski teatud sektorite või töö iseloomust lähtuvalt reguleerima, et me siin räägime sajandite kontekstis, et ma huvi pärast vaatasin Peter Drucker, kes oli siis eelmise sajandi päris suur juhtimismõtleja, siis tema tegelikult raamat, mille ta andis välja 1999. Ta siis oli juba väga eakas professor. Ja tegelikult tema rääkis seal ka väga selgelt tulevikus, see raamat ongi siis 21. sajandi juhtimise väljakutsed ja ta rääkis siis nii-öelda teadmustöötajatest. Ja ta tõigi suure vahe, et kui me räägime nagu füüsilise töö tegemisest, siis seal töö ise defineerib väga selgelt ära, kuidas seda tööd peab tegema või saab teha. Aga teadmustöötaja puhul ei saa seda reguleerida, sest ta saab teha nagu miljarditel erinevatel viisidel, just. Ja tegelikult kõik need teemad on olnud juba, nüüd siis juba, eks ole, 20 aastat nii-öelda teada, aga jah, ei ole järgi tulnud see ikkagi see regulatsioonid sellele, et kuidas sellega siis nagu arvestada. Ja kindlasti, ütleme, need sektorid, kus on tööjõu konkurents hästi suur, ongi IT-sektoris, me leiame mingisugused lahendused ja töötajad ei pea ise olema väga kinni lepingutes ja ka meie, et ei saagi olla, sest et pigem on töötaja see, kes defineerib. Et palju on siis usalduse baasil ja niisuguse suusõnaliste kokkulepete baasil. Aga kindlasti on sektorid, kelle jaokski ongi see ka teenuse puhul ikkagi täiesti pärssiv selline regulatsioon. Kõik, kus on vaja siis piiritleda mingisuguseid vahetustega tööd, valveaegu, kõik sellised erijuhtumid, et nendega ma olen ka varem kokku puutunud, et siis on tõesti seal nagu ime keeruline ka neid kuni selleni välja, et neid tööajagraafikuid ja kõiki neid asju kuidagi nagu valemitesse panna nii, et nagu nad täidaks kõiki neid kriteeriumeid, mis kuskil on ja ikkagi töö saaks ka tehtud ja oleks mõistlik nii, nagu töötajale ka sobib. Veel võib-olla suurest pildist üks väga oluline nüanss siia juurde tuua on see, et ega tegelikult meil ei ole ju valikutki. Kui me jätkame sellist jäika ja klassikalist joont, siis me lihtsalt jääme maha. Suured ettevõtted ei tule Eestisse, Eesti ettevõtted, edukamad Eesti ettevõtted lähevad Eestist ära, lähevad sinna, kus on parem, kus on paindlikumad töösud, kus on rohkem tööjõudu võimalik saada, kus tööjõud ei ole nii kõrgelt maksustatud. Ja jällegi meie näeme seda väga selgelt viimased mitu aastat juba, et suured kliendid panustavad mujale. Me ei ole nagu juba mõnda aega väga konkurentsivõimelised. Ja siit me saame konkurentsivõimet tõsta läbi selle, et meil on hästi paindlik see töölepingu seadus. Me toetame, me tegeleme tööjõumaksudega, viime nad kuidagi maailma mastaabis või Euroopa mõttes konkurentsivõimelisemaks. Ja selle mõttes nagu ei ole nagu väga keeruline see tee, mis me ees justkui ootaks, kui me tahame edukad olla. No idusektoris on juba näha, eks ole, et Eesti on oma konkurentsieelist kaotamas või juba kaotanud, et pärast nagu üsna ruttu ikkagi niisugused võimsad idufirmad liiguvad Eestist ära oma peakorteritega. Aga kui nüüd mõelda lahenduste ja mõelda tuleviku peale, et kui te mõtleksite mingisuguse nagu ideaalversiooni peale Eesti niisugusest töölepingu seadusandlusest, et mis võiks 5 aasta pärast olla muutunud? Või isegi varem, võib-olla 3 aasta pärast? Mul on selline tunne, et seadusandja võiks üldse natuke mõelda, et mismoodi peab asju reguleerima. Et ka, ütleme, kui me võtame selliste suurte korporatsioonide näite või ka see, mida me ise oleme näiteks Helmeses, kui me siit grupina kasvame väljapoole, mida me oleme mõelnud, et just nimelt, et me ei tahagi väga täpselt midagi kirja panna. Meil väga palju asju ei ole kirjas. Kui vaja, siis me räägime nendest asjadest, aga samas on selge, et mingid asjad peavad olema kirjas, aga need võib-olla peavad olema rohkem printsiibid. Ehk et mitte öelda, kuidas teha, vaid just, et mis on selle asja eesmärk. Ja läbi nende eesmärkide siis suunata nagu, ma ei tea, siis kõiki turuosalisi või eelkõige ka tööandjaid mõtlema õigetele asjadele. Et praegu on nii, et sul on nagu
konkreetsed juhised, kuidas sa ühte või teist asja pead nagu siis reguleerima lepingu tasandil, aga tegelikult ega leping ei tee ju tööd teeb ikkagi inimene ja kõik need protsessid, mis sellegi mis asjad leiavad tööd tehes, et üldse mõelda, mida peab see regulatsioon sisaldama. Ja võib-olla see annabki seda paindlikkust nagu juurde, et me ei pea ütlema täpselt asjade kohta, kuidas, aga me peaks ütlema, mis on see eesmärk rohkem. Või soovitud tulem või jah, et põhiprintsiibid. Ma kohe räägin põhiprintsiipidest ka, aga näiteks seal samas renditöötajate liidus meil on üks 15 punkti välja kirjutatud, mis tuleks nagu ära muuta. See on päris palju. Ja mõni on selline hästi väike tehniline nüanss, mõni on selline põhimõtteline printsiip, nagu see sama litsentseerimine näiteks. Et me vist oleme ka ainuke majandussektor, mis ütleb, et litsentseerige meid, kontrollige meid, eks. Natuke naljakas või kummaline võib-olla, aga tegelikult see aitaks korrastada tööturgu. Aga suures plaanist nagu rääkides jällegi, jah, kindlasti peaks olema seda, natuke läheb kordamiseks, aga et võrdsust ja paindlikkust niikuinii, aga et võrdsust nagu, et partnerid on võrdsed, töövõtja ja tööandja on võrdne, et seni, kuni me arvame, et ikkagi sellele vaesele töövõtjale tehakse kohutaval kombel liiga ja jätame sinna erinevad tagauksed sisse, mille kaudu nagu öelda, et ma ei saanud täpselt aru, kuhu ma alla kirjutasin. See ei ole nagu väga okei. Ja ma isegi ei räägi siin, jätame siin mingid poliitilised vaated ja maailmavaated kõrvale, siis tegelikult jällegi see on selles mõttes globaalne trend, et töövõtja dikteerib tingimusi juba mõnda aega. Ja kui see enne oli jutt sellest teadmustöötajatest, siis jällegi, et mida kõrgemal tasemel see inimene on, intellektuaalsel või mis iganes võimekuselt, seda rohkem on tal võimalusi ka neid tingimusi dikteerida ja kokku leppida. Ja siis nagu juba jällegi seadusega ette näha, et ei, et sa oled, tegelikult see, mis sa kokku leppida, on selline, nii just in case, igaks juhuks, et tegelikult seadus ütleb, kuidas sa pead tööd tegema, see ei ole lihtsalt nagu normaalne. Ja jällegi kindlasti on teatud sektorid, kus peavad regulatsioonid olema paigas ja täpsemad. Aga et seda võrdsust tahaks selles mõttes kindlasti rohkem näha. Ja kui natuke sealt nii-öelda operatiivsemale tasandile tulla, siis kindlasti need samad tööjõumaksud. Eestil ei ole mingid meeletuid muid varasid kui inimesed ja nende ajud ja loovus. Nii et ikkagi, kui meil on ühed kõrgemad tööjõumaksud, siis sellega tuleb kiiremas korras midagi ette võtta. Ja sealt saab jälle allapool tulla veel tehnilisemaks. Kas see sama sotsiaalmaksu lagi, mida millegi pärast hirmasti kardetakse, aga mis aitaks tuua nagu tipptalente Eestisse, eks ole. Sellest on väga pikalt räägitud ka. Hoida neid siin. Aga hoida neid siin. Või sama peakontorit teema, kui tänane koalitsioon on öelnud, et Eesti võiks olla see peakontorit ja kuidas see neid 100 või 200 000 või 500 miljonilise palgaga inimesi siia toodaks. Et seal oleks väga mõistlik see sotsiaalmaksulogi näiteks kehtestada, keegi ei kaotaks sellest midagi. Ja nii edasi, eks ole, seal neid detaile võib siit nappida veel ja veel. Lepingut, üks mõte, mis mul veel tuli, et need erinevad lepingutüübid, et ka täna, mida me näeme, et kui me võimaldame seda, et inimene ise ütleb, et millises vormis seda tööd teha, samas ongi, kui nüüd, ta on ikkagi meie kollektiivi liige sellel ajal, kui ta ju seda tööd teeb. Ja nüüd, kui me räägime siis mingisugusest ühistegevusest, koolitamisest, oli siin ka juttu juba, ükskõik sellest, mida me teeme kogu kollektiivile, siis järsku me neid ei saa käsitleda, või ongi rendisuhted, me ei saa neid järsku enam käsitleda nagu siis selle kollektiivi liikmena. Et võib-olla see oleks ka selline soov, et kuidagi saaks selle nii-öelda lepingu suhte natuke neutraalsemaks sellest, et mida tööandja teeb oma siis selle kollektiivi jaoks, kes tema jaoks siis kliendile teenust osutavad. Vahet pole, mis lepingu on. Jah, absoluutselt, et jällegi see sama paindlikkus. Et mitte ainult töö tegemise suhtes, aga nende vormide suhtes ka, et just nimelt, et mida rohkem ju seda tööd tehakse, seda suuremat lisaväärtust kõigi jaoks tekib nii töötegijatele, tööandjale, kliendile kui ka ühiskonnale tervikuna. Ma ühe sellise provokatiivse mõtte või teema tooks veel, see on see koodi teema. Välistööjõu koodi. Välistööjõu jah. Kindlasti on seal ka teatud loogika ja põhjused, aga see lahendus on hästi halb selles mõttes, et
No aasta esimestel päevadel saab see kvoot täis. Absoluutselt, ja muidugi ma ütlen veel, et seal võib mõelda täpselt, et mis tingimused sinna seada sellele välistööjõule. See kvoot on lihtsalt ülimalt primitiivne ja pisut nagu mõttetu piirang. Selles mõttes, et tegelikult ikkagi kõik arenenud riigid võitlevad tööjõu pärast ja võistlevad tööjõu pärast. Neil on programmid selleks, kui palju nad tahavad inimesi teatud sektorisse juurde tuua, et see areneks. Nii et selles mõttes jällegi see vaatenurk või lähtekoht on vale. Ja mõtlen, see provokatiivsus seisneb siin selles, et meil võiks olla kvoot, palju me tahame mingid tipptegijaid Eestisse tuua või tippspetsialiste. Hoopis vastupidine kvoot siis veel. Okei. Mis võiks 5 aasta pärast olla muutunud selles osas, et kui palju töö tegemine on asukohaga seotud? No see on juba muutunud, eks. Jällegi... antud juhul välise mõjuri... Jah, täpselt. Aga selles mõttes, et jällegi erinevad uuringud, rahvusvahelised uuringud, meie uuringud, McKinsey kõik ütlevad, et see endine aeg ei tule kunagi tagasi. Väga suur osa, see protsendid natuke kõiguvad, eks ole, turu ja kultuuri lõikes, aga ikkagi hästi robustselt ütleme, et vähemalt 3% tahakski töötada kodust, teine 3% pendeldaks töö ja kodu vahel talle sobivala viisil ajal ja siis võib-olla 3% või vähem veel oleks valmis siis nagu regulaarselt tööl käima. Pigem oli see protsent väiksem, eks ole. Aga praegu on lihtsalt hästi robustselt nagu väljendudes. Nii et 2/3 või 3/4 ütlevad, et tagasi teed ei ole, et nii nagu me töötasime enne, et nii me ei taha töötada. Tahtsi Signe lisada midagi selles osas? Jah, ütleme nii, et see kriis nüüd näitas nagu seda muutust nagu kiiremini, muidu ta võib-olla oleks tiksunud meiega siin 5 aastat või nii. Aga jällegi, et ega see paindlikkus või kohanemisvõime näitabki elujõulisust, et ma arvangi, et praegu oleks mõistlik ja tark sellega kohaneda, et just, et seal on selged võidud inimese jaoks, seal on ka riskid inimese jaoks, et neid nagu läbi mõelda, teadvustada, aga jah, meil tõesti ei ole vaja, et loomulikult kõiki töid jällegi vahel töö defineerib, kus seda tegema peab, aga seda, mida saab teha, eriti kui selles töös on ka just suur selline individuaalse töö osakaal, siis ma ei näe nagu mitte mingisugust põhjust, et seda kuidagi ette defineerida, aga meil on varem olnud inimesi, kes on töötanud kuskil kaugetest riikidest, ongi kõige kriitilisem on siis hea connection, ja nii on ja siis seal ka hakkavad siis juba sellised rahvusvahelised reeglid tulema, eks ole, erinevad maksukeskkonnad ja nõuded, aga ikkagi lühiajaliselt kuskil nii või teistmoodi, et kus seda tööd täpselt tehakse, et sellel tegelikult ei ole meie jaoks vahet, et peaasi, et inimene ise tunneb, et see on tema jaoks kõige mugavam viis. Ja peaasi, et töö on ka tehtud, eks ole? Jaa, absoluutselt, sest ütleme, tulemust ikkagi saab hinnata iga töö puhul väga selgelt, et... No see on suur ja kompleksne teema, millel võiks veel pikalt peatada, aga kahjuks meil aeg hakkab väikest viisi otsa saama. Aga enne kui me selle saatele täiesti joone alla tõmbame, et meie podcastil on ka selline traditsiooniline lõpuosa, kus siis kõik külalised saavad iga kord vastata 3 küsimusele ja teiega ei pääse neist 3 küsimusest. Esimene neist on siis, mis on see juhtimisraamat, mida soovitaksid lugeda kõikidel, keda paeluvad juhtimisküsimused ja väljakutsed? Sirje, alustame sinust. Mida ma tõesti soovitaks, kui keegi veel ei ole lugenud, sest ma ka jälle üllatuslikult revideerisin oma raamaturiiulit natuke kodus, vaatasin seal ringi ja siis vaatasin kuidagi kõik need raamatud, mis mulle näppu jäid, olidki 2000 või sajandi algusest. Aga mida ma tõesti soovitaksin, mida me ise kasutame ka nagu natuke piiblina, on siis kõiki reeglid rikkudes. First break all the rules, mis on siis selline ettevõte nagu Gallup, kes on teinud hästi palju juhtimisuuringuid ja kus on siis see põhisõnum on tegelikult siis selline positiivsete tugevuste
positiivsetel tugevustel lähtuv juhtimisloogika, et me ei püüa mitte inimesi ümber teha, vaid leida üles see, et mis on nende tõelised talendid ja aidata neil neid lihvida ja nende pealt siis teha seda asja, mis neile kõige paremini sobivad. Et keskenduda ennekõike tugevustele siis? Absoluutselt. Nii, Heiko, mis raamatut sina soovitaksid? Ka mina pean klassikute poole pöörduma ja paarkümmend aastat ajast tagasi minema. Mõtlesin, mis oleks selline võimalikult universaalne soovitus. Kindlasti on mingid atraktiivseid, moodsaid teooriaid ka, aga ja ma olen ka neid lugenud mõningaid, aga kõige universaalsem minu jaoks on ikkagi, võiks olla siis siin, nüüd ja praegu, see Daniel Golemani emotsionaalne intelligentsus ja sotsiaalne intelligentsus, ehk siis ta alguses kirjutas, eks ole, emotsionaalsest intelligentsusest ja nüüd on siuke mõni tükk maad hiljem siis ka sotsiaalsest. Ja miks see nagu igale juhile ja juhtimist huvitatud inimesele oluline on ikkagi see, et ega Ülo Vooglaid võib-olla vaidleb minuga terminoloogiliselt, aga et me juhime inimesi, ehk siis juhtimine toimub läbi inimeste ja see, kuidas millised tingimused juht loob, kuidas ta mõistab oma meeskonda, kuidas ta mõistab iseennast, see on nagu kõige alus tegelikult minu arvates, nii et see on selline klassika, mida kindlasti soovitaks kõigile, kes seda ei ole lugenud. Ja sellel on ka uustürke ja värskemaid variante, nii et tasub sinna sisse vaadata. Väga head soovitused. Teine küsimus on, mis on see üks soovitus, mida sa alati juhtimise kohta annaksid? Heigo? Selles mõttes ilmselt tuleb samast loogikast lähtuda, et kui soovitus oli selline universaalne, et õigemini emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus, siis see endaga pidev süstemaatiline tegelemine, enda pidev süstemaatiline arendamine, enda kontaktis olemine, endaga sellise hea kontakti saavutamine, enda tundmine. Jällegi me võime minna väga kaugele ajalukka ja filosoofiasse, eks ole, kõik algab ikkagi enesest, enda tundmisest. Oli see seal Delfi templi peale nii kirjutatud ja mitmed suurmehed seda erinevas sõnastuses öelnud. Aga et juht ei ole see, kes võtab ja teeb kõik ära, juht on see, kes loob tingimused selleks, et meeskond selle tulemuse saavutaks, mis on siis kokku lepitud või eesmärgiks võetud. Nii et jaa, tegele kindlasti ise enda arendamisega ja kui nüüd selline hästi, võib-olla hästi tehniline lause siia ja lihtne lause panna siia, et kuula rohkem ja räägi vähem, eks ole, et saa aru, mis toimub ja siis vastavalt sellele siis kujunda oma need tehnikad ja taktikad ja strateegiad. Väga hea. Sirje, mis soovituse sina annaksid? Ma mõtlesin ka selle peale, et mida ma olen elu jooksul õppinud, et mida ikkagi üks juht teeb raamatute koha pealt. Ma tahaks või seda öelda, et ära kindlasti loe ühte raamatut. Loe hästi palju, loe erinevaid asju. Ja siis selle mõtiskluse juures ma jõudsin sinna, et tegelikult juht peab hästi palju mõtestama. Mis toimub, miks, kuhu me liigume nii inimeste kontekstis kui äri kontekstis. Ja võib-olla ka hästi oluline on see, et alguses ma mõtlesin mingi visiooni peale, aga tegelikult on see just nimelt valikute tegemine. Et mida me siis nüüd teeme ja mida me ei tee. Ja kolmas, võib-olla see kõige tähtsam ja ka see, millele Heiko hästi selgelt viitas, on tegelikult see keskkonna loomine. Tõesti mõtlema, et millest see keskkond koosneb. Ma mäletan ennast ka, kui mul mitte enam algava juhina, mul oli näiteks üks-ühele vestlused, eks ole, töötajad ja kõigi jaoks oli tund, mingi kindla regulaarsusega. Täna ma olen avastanud, et mul on mõne inimesega pool tundi ja mõnega 1,5 tundi ja mingid erinevad regulaarsused ja see täiesti toimib. Ehk et just nimelt, et leida see viis, kus iga indiviidi vajadus tegelikult saab täidetud, et selles keskkonnas on hästi palju elemente ja just sinna luua ka seda paindlikkust sisse, et mitte püüda nagu täpselt niimoodi standardiseerida mingisuguse kindla loogika järgi, vaid olla ise hästi tähelepanelik ja paindlik. No viimane küsimus siia lõppu on siuke enesesse vaatav, et mis on see oskus, võib-olla juhtimisoskus ei pea olema juhtimisoskus, mis sa tunned, et pead enda juures veel arendama? Ja Sirje, jätkame sinuga. Ma mõtlesin selle peale, et ma ka ikkagi pean tegelema selle keskkonna loomisega ja mul praegu oleks selline hea väljakutse, et ma tahaksin
luua rohkem inspiratsiooni ja energiat, et võib-olla see on natuke selle viirusaasta nagu taak, et aga nüüd just, et kui me siin hiljuti mõtlesime, et ka üks töötaja ütleski, et ma olen natuke kinni jooksnud selle teemaga. Siis mõtlesin, et mis me teha saame? Teeme ühe sellise inspiratsioonipäeva. Ja nüüd me leppisime kokku, et just, et me ei tee seda niimoodi tavaliselt, et me tuleme kokku ja siis arutame ja et just, et me tahame sinna kedagi veel tuua, kellel on võib-olla värskem pilt või teistsugune pilt, et hästi palju nagu jällegi nagu keskenduda sellele, et mis teeb selle töö mõnusaks, nauditavaks, annaks energiat ja sealt tulevad ka palju paremad mõtted, kui see, et ma lihtsalt pean selle praegu niimoodi ära tegema. Et ja see on raske, ma tunnen, see on minu arengukoht, et isegi sellist nagu kuidagi sellist spontaansust luua ja hoopis teist energiat, et see on täitsa nuputamisülesanne ja pärast eluviimisülesanne ka kindlasti. Väga huvitav. Nii, Heigo, mis sina tunned, mis sa pead enda juures veel arendama? Kas siis juhtimis- või muu oskusena? See oli kõige raskem küsimus. See ongi kõige raskem küsimus. ja mõtted liikusid küll siin tehniliselt oskustelt kuni coachimisoskuse süvendamiseni. Aga jah, kuidagi peab vastama, ma arvan, et ma kipun multitaskima, ehk siis mitut asja korraga tegema ja loomulikult ongi kohutavalt palju kogu aeg teha. Aga kuna see kohalolek on hästi tähtis ja tähelepanelik kohalolek, siis ma pean natuke seda veel harjutama koos siis sellise tagasiside ja edasiside andmisega, sest et jällegi, kui nüüd uurida seda, et mida, jällegi erinevaid uuringuid lugeda ja ka juhtimisraamatuid, et mida juhtidelt oodatakse ja mida vaja on, et siis see tagasiside on alati hästi kõrgel kohal. Ja et võib-olla see on selline asi, mida juhid kipuvad nagu enesestmõistetavalt võtma, kui nad kogu aeg räägivad ja jagavad. Et võib-olla natuke seda veel niimoodi parandama, just nimelt hästi fokuseeritud kohal olles ja nagu siin eelpool juttu oli tegelikult ka just nimelt personaalselt, et vastavalt selle konkreetse inimese või selle olukorra või selle tiimi tegelikule olukorrale ja vajadustele. Et võib-olla natuke see tagasiside peab olema natuke üldine võib-olla. See vist tundub, et on ka siuke eestimaalaste kultuuri küsimus ka, et me ei ole nii avatud, et me kogu aeg nagu kipuks inimestele või tegudele või millele iganes tagasisidet andma, või hirmsasti kiitma. Jah, et kuigi ka kiitus on ju tegelikult on ju oluline. väga oluline, et mitte ainult see, et mida kõike vaja paremini teha, kuhu kõrgemale hüpata. Nii, aga väga tore. Aitäh, Heigo! Aitäh, Signe! Selline oligi meie tänane saade. Aitäh ka kuulajatele ja järgmise korrani. See oli EBSi podcast Satelliit. Kuule meie teisi saateid nii Apple podcastidest, Spotify'st kui ka YouTube'i kanalist.